öelda, et rongi sisenemine läks märkimisväärselt mugavalt, uksed avanesid, mingeid erilisi takistusi ei olnud. Ja tundub, istun siin esimeses klassis. Kohe ootuspäraselt, ma kujutan, et esimeses klassis serveeritakse vahuveini, tuleb menüü, mis iganes. Ootused on kõrged. Te soovite wifi-parolli? Teil pileti peale on. Oleme siis saabunud juba Viljandisse ja kohe esimene asi, mis meid tervitab, on loomulikult äratuntavalt vana Viljandi tikuvabrik. Siin laseme autol mööda sõita, aga tikuvabriku, no ütleme lühidalt, tikku siin enam ei tehta. Aga selle asemel asume teele vaikselt, et leida üles Viljandi linnasüda. See on see, mida me praegu näeme sihil. Inimesi nagu ei näi taas üldse olevat, aga mis on salata, Viljandi ei ole veel praegu nagu, no ta ei ole suvepealinn, eks ju, ja ei ole ka suve. Et liigume edasi, aga paar sõna siin vahepeal rongireis Viljandisse, nagu minu elu teine selline rongireis, ja see oli väga meeldiv. No nagu ei märganudki. Istusin esimeses klassis, see oli mõneti pettumus, sest ma ikkagi nagu arvasin, et noh, parem või hiljem tuuakse menüü, eks ju, kallatakse šampust, midagi sellist. Need on nagu minu ootused esimese klassi suhtes. Aga tuli välja, et nagu mingid selliseid asju nagu ei olnud. Et tuli lihtsalt leppida selle tundega, et sa nagu oled esimeses klassis. Teised on mingis teises klassis. Vaatasin seal ringi ka, et see tavaliselt samasugused inimesed olid. Ei olnud nagu seda klassi vahet nagu ei osanud tunda. Aga sõit oli meeldiv ja kohe ka eine lauas väike selline peatuseks. See on see, mida inimene tahab nagu kogeda. Ja nüüd püüab leida nagu ka mingisuguse sellise nagu koha, kus kohas on nagu pood. Osta endale Viljandi asju näiteks, midagi sellist, eks. Tikud ja mida kindlasti Viljandis veel saab ja siin on need leibtordid, kõiksugu sellist kraami. Aga sellest kõigest juba siis hiljem ka.
siin nüüd ongi kohe üks koht, mille pärast ainuüksi tasubki tulla Viljandisse. Nimelt mina käin Viljandis ostmas raamatuid, sest siin on Eesti üks parimaid raamatu antikvariaate. See on juba sellise pika ajalooga koht ja ka nüüd leiab siit enam-vähem kõike, mida Eesti raamaturiiulitel võiks ja peaks olema. Paljud raamatud on ka veel isegi pika aja tagant otse kui värskelt trükikojast tulnud. Näete, tore öökull ka, minust aasta noorem, 76. aastast siin valvab seda raamatupoodi. Ja näiteks siin otsides kas või Jaan Krossi loomingut, siis võib leida selliseid tõelisi pärle, näiteks nagu Jaan Krossi Kolmandad mäed, mis, kui ma õigesti mäletan, siis tõesti ilmus 1976, aga see raamat on tõesti verivärske. Mida veel võiks tahta üks raamatukollektsionäär, eks ju. Nii et just see raamatupood tasub Viljandist kindlasti üles otsida. Teine väga oluline Viljandi institutsioon on Rohelise Maja kohvik. Ja kohe lähme vaatame, mida seal ka pakutakse. Roheline Maja, juba iseenesest legendaarne maja. Kunagi elasid siin inimesed. Ja olen isegi siin mõne õhtu veetnud. Astume sisse. See oli siis esimene selline katse vahendada kulgemisi ja väike vaade Viljandile, mitte just päris ammendav, see on selge, Viljandis on kindlasti veel väga palju avastada, aga mine sa tea, võib-olla tulevikus jõuab siia kanalile ka siis veel mingeid videopäevikuid või ülestähendusi edasistelt kulgemistelt.